Tervitus jälle video monteerimise huvilised. Tänases seerias me siis näitame teile selliseid elementaarseid asju, ehk siis video on mõeldud neile, kes pole varem Sony Vegast kasutanud, tahavad ära õppida, ehk siis algajatele. Ja alustame siis sellest, et tõmbame video, heli ja fotofaili töölauale. Et seda kõike on võimalik teha kahel viisil. Üks viis on avada siit sellest faili või siis kausta märgist avada kaustad ja minna siis, kus teil vastavalt siis need failid asuvad. Minul asuvad töölauas ja mul on siin siis Sony Vegas õppevideoteks valmistumine ja siin on need kõik failid, mida ma tahan siis nagu õppevideotes ära kasutada. Teine variant on siis tõmmata ehk dragida. Eks minul on siis töölaual nagu siis arvutiekraanil, võtan selle kausta lahti, vaatan neid videod üle, mida ma siit tahaks nagu tõmmata ja hakkame siis tõmbama. Näiteks võtame siis selle esimese video ja tõmban ta siis siit töölauale. On võimalik tõmmata siia töölauale ja on võimalik tõmmata kohe siis nendele radadele, eks, aga mina tõmban siis esialgu kõik need ikkagi siia töölauale. Tõmbame siit ühe heli, samamoodi on võimalik tõmmata otse siia, on võimalik tõmmata töölauale, aga tõmban ikka töölauale. Siis tõmban teise video veel. Panen siia kõik need failid valmis. Vaatame, mis mul siin nende fotodega on. Tõmban fotofaili ka. Fotofaili on muideks ka võimalik siia tõmmata. Vaikimisi ta annab kohe mingisuguse aja fotole, ehk siis mingisuguse aja piiri, kaua see foto nii-öelda siis kestab. Tõmbame ühe foto veel. Nii. Nüüd on mul siis siin töölaual need failid olemas. Panen selle akna siit kinni ja kuidas see nüüd siis toimima hakkab? Tõmbame siis video siia siis nii-öelda rajale. Nüüd ta laeb, siin näitab laadimisprotsessi protsenti ja esialgu ma ei hakka ei helirada ega siis seda pilte siia tõmbama, aga tahaksin teile selgitada funktsioone, põhifunktsioone, millised toimivad siis nagu videotöötluseks. Et on funktsioonid parema, kui te hoiate nüüd selle parema või siis selle hiire kursoriga hoiate nüüd selle heli rajal, eks siin on tekkis kaks rada, et kuna mul on video nagu heliga, siis tekkis nagu kaks rada. Ma arvan, et kui ka heli ei ole, siis kui sa videovõttu oled teinud, siis see helirada tekib niikuinii. Kas või siis vaikiv ilma mingisuguste ekvalaiseriteta, mitte millegiga. Nii, et siis vajutame siia parema hiire klõpsu ja avaneb siis selline töölaud nagu pop-up nii-öelda. Paneme selle kinni ära, sest ta on mul siin päris alguses, eks näete. See järjehoidja on siin päris alguses, et ei ole video peale veel läinud, sellepärast on need funktsioonid mitteaktiivsed, näete. Split, trim end, trim start, nad on mitteaktiivsed. Läheme siit välja ja paneme siis selle järjehoidja siia kuskile video peale. Nüüd on siis video siin aktiivne siin sellel töölaual ja vajutame parema hiire klõpsuga siia video rajale ja nüüd avanevad siis põhilised need funktsioonid, mis on nagu sellised kõige põhilisemalt kasutatavad funktsioonid, eks. Et siin on vastavalt siis lõigata, kopeerida, kustutada, et siis on kärbi algus, trim start, kärbi lõpp, trim end ja
poolita või siis kahesta või siis tükelda või liigenda või kuidas keegi tahab seda tõlkida, eks. Siin on erinevaid asju, ma ei hakka nende peale nagu pikalt pidurdama, aga siin näiteks create subclip, et see on väga tähtis asi, aga ma ei hakka seda praegu selgitama. Reverse ehk siis keerad video teistpidi, et ta hakkab nagu tagantpoolt pihta, siit küll siin selle raja peal ta hakkab nagu siit eestpoolt pihta, aga näitab ta siis nagu nii-öelda siis, kui sa ütled ema on ja siis seal videos ütleb ame, eks, et nii siis vastupidi keerab ennast. Ja siin on veel siis funktsioonid edasi, et põhifunktsioonid tulevad siis siit edasi veel grupeerimine. Grupeerimine see on niisugune tähtis asi, aga me ei hakka selle peale praegu pidurduma. Ja veel on siin tähtis asi see properties, et kui sa oled selle video nagu siit valinud juba raja peal olemas, siis siit properties pealt oleks kõige esmane funktsioon, mis vaja teha, oleks märkida selle buttoni või selle nupu peal siin disable resample, et parem on see kohe ära teha, sellepärast et pärast, kui sa hakkad neid videosid poolitama, pead sa iga poolitatud video pealt selle eraldi tegema, see on ütleme niimoodi, ajakaotus lihtsalt, et küll sellega oleks vaja natukene harjuda. Paneme siit OK. Kui me avame siit, kui me nüüd läheme siit sellele helitrackile, siis siin on sisuliselt täpselt samad asjad, grupeerimised, lõikamised, poolitamised. Ehk siis see on selline pop-up tabel, eks, mida sa kasutad kogu aeg. Muidugi siin mõnes kohas mingid funktsioonid korduvad, aga me ei hakka selle peale praegu peatuma, eks. Niimoodi. Siis siin on see nii-öelda harjumuspäraselt on see crop märk siin, eks. Ja selle crop märgi pealt avanevad sellised funktsioonid, kus sa saad siis nagu pilti liigutada, suurendada, vähendada, ehk siis nüüd suurendada, siit vähendada, eks siis keerata, kuidas soovid, eks. Ja siis siit edasi nagu, siia käivad siis edasi mingisugused funktsioonid, efektid, eks, sinna me jõuame natukene teistpidi. Et muidu on võimalik siit lisada ka täpselt sama funktsiooni, mida on võimalik lisada siit selle videotracki pealt FX-i pealt, aga lähme siis seda teed pidi, nagu mulle praegu plaanitud oli. Niimoodi. Siin on siis need, ütleme, kui sa tahad videofaili mingit efekti anda, kõik siis need nii-öelda pluginad saab siit nagu valida, et mis pluginad sa nagu kasutada tahad. Näiteks tahad Bezier masking ehk siis nagu eraldada miskit pilti juures, jälgida, seda jälitama panna ja nii edasi, või siis tahad auto noise'i panna, ehk siis vajutad 2 korda siia, siis ta nüüd avanes sinna sellesse crop märgi all, see ei ole küll siin crop märk, aga selle crop märgi all avaneb ta kohe juurde, panime siia selle plugini juurde, vajutame siit OK, et kui ma panen siit ka kinni ja nüüd ma vajutan uuesti siia selle crop märgi peale, siis näete, tekkis siit add noise, eks, et selline efekt. No võtame selle praegu add noise'i siit ära. Äravõtmine käib siis selle ristikesega või siis vastavalt siis selle F ja X punase ristikesega. Niimoodi tuleme tagasi. Siit käib siis nende pluginite ja efektide lisamine. See märk, siia märki esialgu eriti vaja palju puutuda ei ole. Siin on sellised funktsioonid, mis praegu nagu eriti ei reageeri, sellepärast et siia on vaja tõmmata alla vastavaid siis täiendavaid siis rakendusi, eks. Aga näiteks see edit visible button ehk siis ma määra siis nähtavaid nuppe,
et see funktsioon on selle jaoks, et siia sellele videorajale panna juurde mingisuguseid funktsioone, mis seal vastavalt all on. Lähme vaatame, mis seal on siis. Et klikkame siia ja siin näeme, Event FX on olemas, Event Pan Crop on olemas, Generated Media ehk siis see, mida me praegu vaatame, on siin see hamburgeri menüü märk on siin olemas, eks. Et kui ma panen siia näiteks event length, paneme näiteks color grading, vajutame OK, tekkis siia see märk, eks. No kuna me ei lasku sinna veel praegu professionaalse tasemele, võtame siis selle hetkel veel ära. Nii, mis edasi? Et nagu ma teile näitasin, kordan igaks juhuks üle, et mis on tähtis teha, kui te tõmbate selle videofaili siia, ehk siis selle rajale, siis lähme siit alla, võtame siit Properties ja teeme selle Disable Resample'i ära. Nii, okei. Nii. Praegu on see video on mul siin pandud umbes 3 minuti pikkune ja ta mahub siia rajale ära. Kui me siit hakkame näiteks seda videot vaatama, hakib, näete veits. Niimoodi. Võtame siit good. Paneme quarter, kvaliteet. Ja soovitan teile veel mitte unustada, alati kui te mingisuguse toimingu ära teete, vajutage Ctrl+S, sellepärast et pange see kuskile endale, see video pange endale juba salvestage kuskile kausta ära, sellepärast et kui ta hakkab siin üleval näitama, et Vegas Pro 17 ei reageeri ja te olete hästi palju toiminguid ära teinud, siis ajab kohutavalt närvi, sellepärast et olete mingisugune võib-olla 20 toimingut ära teinud ja siis see kõik kustub, eks. Et senikaua, kui te harjute kõigega sellega, tehke siis see asi ära. Et kuidas on võimalik siis seda neid ajalisi liine nagu pikemaks? Et on võimalik kahte moodi. Et hoiame hiirt lihtsalt siin, seda kursorit, ja keerame siis seda hiire peal seda ratakest ja siis ta nagu läheb järjest pikemaks, siis on nagu siis hästi võimalik siin iga millisekundi pealt nagu täpselt panna, millisekundi pealt täpselt, et ta reageeriks, kus sa täpselt nagu lõigata tahad, eks, tõmbame. Aga selle kursori või selle rattaga on päris ebamugav nagu pikaks teha, kui sa tahad kiiresti hästi pikaks teha, siis on okei, on maksimum pikaks. Aga muidu saab ka siit selle pluss ja miinusega, et iga siis selle astme võrra nagu seda videot pikemaks teha, siis vastavalt kui te siin seda astme võrra pikemaks teete, siis ka see paremale vasakule videofaili liigutamine muutub ka väiksemaks ja rohkem reageerivaks, nagu näete. Teeme siis selle videofaili uuesti pikaks tagasi ja lähme siis, näitame siis näiteks seda splitti. Teeme sellise splitti ära, paneme näiteks, et me tahame, vaatame siit videot ja ütleme siit maalt ma tahan ära lõigata. Et siiamaani mulle algust vaja pole. Siis teeme selle jaoks trim start. Nüüd see algus kaob ära. Aga nüüd te avastasite, et oi, ma lõikasin valelt poolt, ma tegelikult tahtsin trim endi teha. Siis vajutate Ctrl+Z-i, ehk siis ta võtab ühe sammu nagu tagasi, see on nii-öelda hotkeys, et kuumad nupud. Samamoodi, kui sa tahad, praegu pole selle vaja muidugi keskenduda, aga muidu on võimalik splitti ka läbi lihtsalt S-i. Vajutad lihtsalt S-i ja ongi kõik. Kogemata vajutasid S-i, mitte Ctrl+S, lihtsalt S. Et tahad sammu tagasi võtta, siis jälle Ctrl+Z ja on sul jälle kõik korras. Nii isegi kui te olete salvestanud, siis te võite selle Ctrl+S-iga lõputult kuni siis selle töölaua tekitamiseni tagasi minna, et
ja siis peate ikkagi vaatama, et te liiga palju tagasi ei lähe, muidu peate uuesti edasipidi neid funktsioone edasi minema. Siin on muidu nupud, Ctrl Shift, edasi on siis Ctrl Shift, Ctrl või siis, mis siin oli nüüd? Redo on siis Ctrl V või Ctrl Shift Z, eks, või siis undo on siis Ctrl Z, sinna saab ka nende kaudu või siis kuumade nuppude kaudu. Niimoodi. Oletame, et me siis otsustasime, et me tahame splittida, et siia midagi vahele panna, on võimalik split teha, et töödelda mingisugust juppi ja mina muidu töötan 2 monitori peal, sest minul on ebamugav 1 monitori peal töötada ja selle jaoks on mul arvutisse ühendatud teine monitor ja teine monitor annab mulle siis sellise võimaluse, et siin üleval on ekraan, video preview, on Eternal monitor, on võimalik ka kasutada samamoodi kuuma nuppu, Alt Shift 4, aga kui ma klikin siia, tekib mul siia teisele monitorile, tekib siis pilt, täpselt sama pilt, mis on siin, tekib siin. Et kui ma nüüd hakkan seda videot vaatama, et kõik see liikumine toimub mul 2 monitori peal, siin on rohkem lihtsalt detaile näha, sellepärast mina kasutan 2 monitori. Et paneme nüüd selle siis kinni ära ja kogu selle töölaual on võimalik siis kõiki neid aknaid suurendada ja vähendada. Näiteks ma tahan seda preview siis eelvaate akent suurendada, lihtsalt tõmban siit niimoodi, näiteks mind ei huvita praegu, ma olen kõik failid endale siia töölauale tõmmanud ja mul ei ole vaja neid jälgida, saan selle preview akna suuremaks tõmmata. Vastavalt siis, kuidas mul endal mugavam on ja vaja on, eks. Siis samamoodi saan siit eraldada, siit suuremaks teha. Ja nii, vaatame siis, mis siin edasi on. Tõmbame näiteks me tahame tõmmata siia helifaili ja helifaili saame rahulikult siia tõmmata ja ta ise tekitab siis selle uue raja. Aga kui ma tahan näiteks tõmmata foto, ma võin foto samamoodi siia alla tõmmata, ta tekitab mulle kohe videoraja, eks. Näiteks tõmbame siia. Nii, tekitas mulle videoraja, aga mina seda siia ei taha. Teile näitamiseks siis teeme delete tracki. Niimoodi, ta küsib kordab üle tracki. Niimoodi, mina tahan näiteks, et see video oleks nüüd siin hoopis üleval, eks. Ma ei peaks neid siit läbi kontroll ja hiire vasaku klõpsuga kõike nagu ära märkima, siis hakkama neid allapoole tõmbama, eks. Siis lihtsam on vajutada siia selle tumedale alale või siis sellele alale, aga kui ma vajutan siia tumedale alale ja ma vajutan siia insert audio track või siis video, praegu hetkel ma tahan video tracki tõmmata, siis tekib mul selle video track tekib siia ülesse ja ma tõmban siis siia mingisuguse foto. Niimoodi, näete, ta andis mulle siin praegu sellele fotole andis mulle mingisuguse ajavahemiku vaikimisi, et kui on see 20 sekund, paneme siia 20 sekundi peale, vaatame palju tuli, siin on 29 sekundit, siis on siis 1, 2, 3, 4, 5 sekundit on siis vaikimisi, on siis see video või siis see fotofail on siis 5 sekundit pikk, eks. Et kui ma hakkan siit nüüd videot vaatama, siis peab aru saama, et kõik videod, mis on siit üleval pool, mida eelistatum kõrgemal see videofail on, seda prioriteetsem ta nagu on, et sellega peab arvestama. Heliga niimoodi ei ole, heli mängib 2 heli korraga. Näitame siis, kuidas 2 helirada koos töötavad. Et siin on mul see, mis me seal kõrbes kõndisime ja siin on see muusikarada. Vaatame, kuulame.
kaks rada mängib koos. Niimoodi. Aga selle videoga on nüüd niimoodi, et see, nagu ma ütlesin, see ülemisel real, see pilt, mis on, katab nagu selle alumise rea pildi ära. Et kui te panete siia prioriteetselt siia midagi peale, siis juhtub niimoodi. Näete, see pilt katab nüüd alumise ära. Niimoodi. Ja kaks asja on siin, et siin saab nendega mõlema asjaga manipuleerida, aga vahemärkusena tahan nagu öelda, et nägite, kuidas see pilt siia ette tuli. See pilt tuli hästi järsku siia ette. Lakse on ees, eks. Et võimalik on teha nüüd niimoodi, et teeme seda fade out ja fade in'i vastavalt siis hääbumist ja tuhmumist, aga tegelikult siin see tõlgi on siin natukene imelik, et eesti keelde päris nii otse tõlkida ei saa. Fade in on siis nagu tuleb kuskilt tagant välja ja muutub erksaks ja siis teistpidi on nagu vastupidi, fade out on siis nagu tuhmub ära, eks. Vaatame, teeme siin seda tuhmumist. No paneme siin 3 sekundit pikkus tuhmumise pikkus. Paneme siit tuhmumise või siis hääbumise pikkus ka 3 sekundit ja vaatame, kuidas ta nüüd ette tuleb. Nüüd ta tuleb pehmelt. Järjest hakkab tekkima. Ja siis samamoodi vastupidi. Kaob nüüd ära vaikselt. Niimoodi. Kuidas sellega saab manipuleerida? Et kui me vajutame nüüd siia selle pan crop nupule, siis pan cropil on nüüd siis see pilt ees, scrollime ta sinna kaugele väiksemaks ja kui me nüüd siit tõmbame seda suuremaks või siis vastavalt väiksemaks, ta muutub niimoodi või siis seda raami siit ja nüüd see pilt seal nagu liigub, et tõmbame seda veel suuremaks ja me selle pildi saame siis vastavalt siia kuhugi nurka panna, või siis võib täiesti teise video siia nurka panna või mida iganes, eks. Et niimoodi see käib. Vaatame, kuidas ta nüüd on. Näete, hakib, jah. Selle hakkimisega on ka nüüd täpselt niimoodi, et kui te tegite mingisuguse muutus ära, näiteks mina tegin nüüd selle pan cropi peal, tegin selle pildi väiksemaks, siis kui ta ikkagi see eelvaade, siis see preview ikkagi hakib, siis kuigi seadistused on nagu tehtud, siis arvestades, kui arvuti on natuke liiga nõrk, siis peab ootama, millal see kõik nagu cache'i läheb üle, et seal võib aega võtta mingi 10-15 sekundit, äkki võib-olla minut aega, eks. Et kui ta nüüd cache'i üle läheb, eks, või siis seda nimetatakse, see on siis vahemälu, et kui ta vahemälusse üle läheb, siis on nagu kõik okei. Siis ta töötab korralikult. Nüüd ta töötabki korralikult. Ikkagi ei ole veel vahemälus täielikult. Niimoodi siis videotöötlus algabki siit maalt, et mõte on see, et meil on mingisugune plaan olemas, et millises järjestuses me kõiki neid videosid teeme, aga kui teil on mingisugused küsimused, et mida te tahaksite nagu eelnevalt teada, näiteks motion tracking'is siis liikumise jälitamist või kuidas neid objekte siia lisada, mitu track'i võib lisada, et te küsige nendes kommentaarides, et küsige ja me siis teeme võib-olla need videod, mille vastu teil on huvi, teeme varem valmis kui selles järjestus, mis meil kavandatud on. Muidugi ärge unustage liituda selle kanaliga, ärge unustage panna like'i või dislike'i vastavalt ja muidugi kommenteerida. Ja jällegi veel ütlen, et liituge, et siis te näete kõiki videosid teavitusi, et kui mingi uus video välja tuleb. Et meie siis praegu aktiivselt tegeleme sellega, et massiliselt neid õppevideosid siia üles seada. Aga seniks järgmiste videoteni.